Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius teatas, et enam ei saa Patriot-süsteeme Ukrainale tarnida, sest üle on antud juba kolmandik oma võimekusest. Taani oli aga teatavasti esimene riik, mis tarnis Ukrainale tänapäevased F-16 hävitajad. Ja eelmisel aastal sai Taani ameeriklastelt loa osta $8,5 miljardi eest Patriot-rakette, et need saata Ukraina linnade kaitseks. Küsisin Tallinnasse saabunud Taani välisministrilt, kas Taani ja Eesti saaksid puudujääki asendada. Been engaged in some of the Pearl package, and I guess we are looking continuously on that, so how we can, buy American equipment. And then, of course, even more important perhaps is our investments in the Ukrainian defense industry. It's still the case also today that the Ukrainian defense industry has more capacity than they use these days, so they can produce more. Eestil pole kindlasti Patriote anda, kuid Ukraina toetamist jätkatakse, kinnitas Eesti välisminister, kes külastab Ukrainat järgmisel nädalal. Ukraine, they have asked as well from NBA some kind of support. It's not even so much about the air defense systems. If anybody has anything, I think that it's up to them, but it's about funding as well, the energy support, which is crucial right now. Eesti võttis Taanilt üle Põhjala ja Balti riikide ehk NB8 eesistumise. NB8 on Ukrainat toetanud 33 miljardi euro ulatuses, mis on 17% Ukrainale antud abist. Üks osa Ukraina toetamisest on ka Vene naftatranspordi piiramine läbi Vene varilaevastiku oma kontrolli alla võtmise. USA, Soome, Suurbritannia, Prantsusmaa on varitankereid üha rohkem kontrollima hakanud. Taani välisminister ei usu, et Läänemere riigid võiksid samuti jõulisemalt end kehtestada, kuid surve Venemaale käib teisiti. We have taken the initiative based on NB8 to bring other countries around the table to look at what can be done, not only to list more ships, but also to act more adequately, at the same time realizing that anything we do should be in accordance with international maritime law, which is also in our own best interest, given that we are big shipping countries. Rasmussen on optimistlik Gröönimaa tuleviku lahendamisel, sest julgeolek on nii USA kui Taani huvides. Tema sõnul oli kohtumine Washingtonis väga asjalik ning ta oli tänulik Euroopa riikidele, sealhulgas Eestile toetuse eest USA-le vastu seismisel.